ja annan sõna meie järgmisele esinejale Loone Otsale, kes läheb Mihkelsonide maailma ja tema ettekanne kannab pealkirja Mihkelsonide sõrmus, jumalate hämarik sünklante süleruses. Suur aitäh ja tere päevast kõikidele, nii siin kui ka sealpool kaamerat. Latt on väga kõrgel ja on ütlemata uhke tunne eelkõnelejate järel üldse midagi rääkida, aga õnneks on müüt ja mütoloogia nii tulvil võimalusi, et ka niisugused eeskõnelejad ei takista seda, kes tahab sõna võtta. Ma ei ole täna veel kuulnud, kuigi oleme rääkinud Eesaasia müüdist, oleme rääkinud dualistlikust vastandusest, oleme käsitlenud semiootilist värvimängu, ei ole veel praegu toodud välja muinas ja vana põhja mõtteviisi Skandinaavia valgusega. Tahaksin seda täna natuke teha ja huvitav on võrrelda Tammsaare mõõtu meie aja kirjanikku, suhteliselt meie aja kirjanikku, romanist Ene Mihkelson just romanistina ja tema romaanide trauma või painaja motiive, mis omakorda suhtestuvad vähemalt ettekandja jaoks väga hästi Vana-Põhja suurte eepiliste katastroofide ja nendest tulenevate traumaatiliste kogemustega nii kogu inimkonna kui ka siis üksikute kogejate jaoks. Ma pealkirjastasin oma ettekande ambitsioonikalt Mihkelsonide sõrmus, jumalate hämarik sünklante süleluses ja mõtlesin, et mul oleks tegelikult huvitav kummutada üks müüt, mis on popkultuuris nagu väga levinud, et pärast Tolkieni sõrmuste isanda ilmumist ja filmimist usuvad hästi paljud inimesed, nagu olekski mets selle keskne kujund, et nagu see sünklaanest läbiminek, mis on iseenesest ju päris paras kvest või päris paras kangelastegu, et siis nagu see Mirkwood või sünklaas eesti keeles olekski siis Mirkwood kõige olulisem osa nagu saagast või nagu väga tähtis osa saagast, et nagu metsa oleks siis selle arvamuse järgi ka selles muinaspõhja müüdis hästi palju. Ma võib-olla korraks kummutaks seda arvamust ja kuna meil on väga ilus ja tugev ajaraami kallistus ümber, siis ma praegu keskenduksin ainult vanema edapoeetikale ja metsale siis nagu selles kohas. Ja ma teen seda ainult eestikeelse Rein Sepa tõlke alusel, ainult sellel põhjusel, et kui me räägime Ene Mihkelsonist ja tema võimalikust võimalusest suhtestuda Vana-Põhja müütidega, siis eeldamisi sai ta nad kätte pigem eestikeelsena, kui ilmus Vanemäeda tõlge 1970. aastal ja hiljem siis ka samas Sepa tõlkes Noorem eda, mis kasutab osaliselt juba tõlgitud materjali luulenäidetes, värsinäidetes. Ja võib-olla oleks siis mõistlik, et ma võtan paari sõnaga kokku, mis asi on see mets vanemas edas. Ja huvitav on võib-olla, et kui eda algab eestikeelsest tõlkes Völuspa ehk Nägijatari kuulutusega, Nägijatar vaeb maailma algust ja lõppu ja seda, mis on seal vahel ja ütleb siis ka juba, läheb tükk aega tegelikult 7. stroofist, siis ütleb, et kerkisid hiied ja pühad kojad. Et enne kui on üldse mingisugusest metsast juttu, räägib ta pühitsetud paigast Hiiesalust. Mütoloogilise taustaga hiiest ja pühast kojast, nad on üheaegsed ja kerkinud ühel ja samal ajal. Tolleaegne püha koda siis pigem selles kandis oli ka puitehitis, nii et kasutas siis tegelikult ehitisena puitu. Edasi läheb tükk aega, kui me ei kuule mitte mingisugusest puust ega puidust, aga 19. Völuspa stroofis tuleb siis mängu ilmatelg, tean Saarepuud ühte Yggdrasilli. Ja siis räägitakse nagu natukene sellest Saarepuust. Ja edasi 31. stroofis taas on väga väike viide metsale, kus on öeldud, et veel meenub, kus hoitakse Heimdallri kõla õhkõrnas mähkmes pühima metsa all.
Ja ta näeb, kuidas kobrutab koredast joomi Valföödri säilmest, on see teile selge. Heimdallri kõla Kenningina on tõlgendatav, Heimdallr siis Riigri nime all inimsoo esiisa ja inimeste klassikuuluvuse kolmetise siis selle vahe, orjad, vabad ja nagu ülikud looja ja rajaja, et siis taas inimeste ja inimestega seotud jumaluse juurde on siis toodud nagu see pühim mets, nagu taas püha sakraalse tähendusega mets. Ja selles metsas ka on mainitud allikat, mis on Valföödri säilme, see tähendab siis Oodini silma allikas, Mimiri allikas, kuhu siis Oodin heitis oma silma, omandamaks kogu maailma tarkust. See on meile tähtis, kui me räägime Mihelsoni tarkusest ja räägime nagu just mälust, mälupildist. Ja korralik mets tuleb meil mängu siis järgmises stroofis, kust hakkab peale maailma häving ja hukk. Üks moor elas idas Raua metsas ja söötis seal soerdeid sest seltsist kui Fenrir. Kuid kurjusest kunagi trolli kujul neelab üks nendest ära naeruse kuu. Ja siis tuleb nagu esimest korda siis mängu see, et mets on halb, et mets on ohtlik, et metsas elavad soerdid. See on nüüd küll Reinsepa tõlge, sest originaalis, soerd oleks eesti keeles pigem libahunt, aga seal ta ei ole, ta on lihtsalt nagu selline halb hunt või suur susi või selline paha. Aga ikkagi, et just see, kes maailma öise valguse võtab ja alla neelab, et siis pärineb metsast, et mets nagu neelab kuu, mis on muidugi ka täiesti realistlik vaade. Ja edasi tulevad siis linnulaaned, kus taas linnulaas 34. stroofis annab meile taas ühe elajalooma, annab siis Gjallari kukke, tulipunane kukk, kes laulab enne maailma lõppu, nii et mõlemad on siis nagu nii Fenrir kui Gjallar on nagu maailma lõppu ennustajad. Ja sealt edasi tuleb siis mängu stroofides 37 ja 38 tuleb hästi huvitav kujund nagu lagemets või niisugune tasane mets, millest ei saagi aru, kas see on ühtlane mets või on see tegelikult juba kännustik ja pigem kujutlekski võib-olla ette viimast ja sinna siis seotakse kinni kurjuse kehastaja Loki, kes maailma lõppu eel ka oma köidikuist vabaneb. Edasi läheb Völuspaas metsaga veel natukene aega ja kuigi metsa ei ole mainitud, räägitakse, et suures maailma lõpus põleb maailm täielikult ära, eeldab see siis ka nagu põlevat materjali. Et kui muidu looduspildid edades on ikkagi pigem seotud veega, mida on hästi palju ja on seotud kaljuga, mida on hästi palju ja kui hästi läheb, siis on mängus mingid nõmmed ja rohumaad, kõige parem ja nagu ülevam koht on siis tõesti rohumaa, see on midagi väga haruldast ja ilusat ja paradiislikku meie mõistes. Aga põhiliselt siis ikkagi see üleni ära põlemine ja millele järgneb taas sünd, et maa tõuseb taas veterüppest ja see on siis roheline maa, kukuvad joad, taas vesi, õhus kotkas piirab, kaljudelt sihib ja karjatab kalu ja sealt edasi tuleb tärkav rohi, aga metsa enam nagu sugugi ei mainita. Ja edasi meil ongi terve eda kohta metsa suhteliselt vähe ja kui ta tuleb sisse, ta on hästi palju, metsa on küll kenningites esindatud, näiteks on seal lõua, võsa, habeme kohta ja niisugusi kenningeid on küll. Aga põnev on jälgida, et kust see mets siis välja tuleb, et mets hakkab tulema sisse, kui edas on poetiseeritud ja värssidesse pandud Völsungite saaga, mille algupära oletatakse ju pigem Lõuna-Saksamaalt, mis oma siis nagu kunstieeposena on jõudnud, rüütlieeposena on jõudnud siis Niibelungide laulu ka. Seal Niibelungide laulust on muidugi hästi selline põnev ja müütiline mets, kus ka lõvid käivad ringi, mida põhimõtteliselt nendel aladel looduslikult ei saaks väga olla, aga mine sa hullu tea. Ja edas mets on siis pigem kaks halba asja. Üks mets on siis see rauamets, mis lahutab ida jöötunite, härmatusiidude ja kõige halva nagu asupaika Midgardrist ehk keskõuest ehk inimeste asupaigast. Teine on lõunas olev sünklaas ehk Mörkvõrdur, mis siis eraldab Völsungite tsüklis, eraldab nagu normaalsete kiukipoegade sellist inimmaailma taas lõunas asuvast Huunamarkist ehk hunnide äärealast, kus siis on ohtlikud inimesed, ohtlikud hõimud.
Et täpselt see sama vastandus, ainult et seekord siis lõuna poolt. Ja väga harva on öeldud, et nagu mets on midagi head või lubab kaitsev metsamüür. Krimniri loos korraks nagu on olemas, et kaitsev metsamüür. Ja siis on ka räägitud, et maailma lõpus, et on puu, mitte mets, vaid puuhoodmiimir, mis võimaldab varju 2 inimesele, kellest saab alguse uus inimsugu. Aga üldiselt mets midagi nagu sellist head ja suurepärast sugugi ei ole. Ja on ka mainitud siis Sigvördri laulu lõpus üks surmavariantidest, mis on siis kangelase surm edas, et siis Sigvördi kohta on öeldud, et on ka öeldud, et ta tapeti väljas metsas, kuigi edad jäävad pigem nagu selle siseruumis tapmise juurde ja nii edasi. Aga oluline just, et metsa on vähe ja mets üldiselt on nagu ohtlik. Samas mets toidab, on öeldud Oodini Kaarnal Oitsus, et metsnaine toidab, et mets toidab nagu inimesi, et metsas nagu on ikkagi midagi head ka. Kui me nüüd läheme Ene Mihkelsoni juurde, siis võib-olla Karl Ristikivi kõrval oleks ta ju Eesti selline suurim mütoloogia kirjanik, kelle raamatutes veel palju hullemini kui Karli puhul nagu põimuvad ühed ja samad motiivid raamatust raamatusse ja need põimingud omakorda moodustavad siis selliseid suuri võrrasid, mis hargnevad igas suunas ja mida tegelikult on võimalik tõlgendada äärmiselt mitut moodi. Kasutades siis loomevabadust, ma vaatlen, kuidas Mihkelsoni suhe metsaga on. Kui on öeldud, et tema on nagu metsavendade kirjanik, et kuna ta kogu elu uuris ja kirjeldas ka oma lapsepõlvest tõukuvat seda metsavendade ja nendega koos läinud naiste metsas olekut, sellele järgnevat, selle mõju järgmisele põlvkonnale ja selle tagasivaatlikkust, siis tõepoolest, et eeldaks, et nagu Mihkelsonil seda metsa on romaanides hästi palju. Minu jaoks oli suur üllatus, et mets ja metsapuud on küll sees. Aga tegelikult metsaga nii palju üldse tegemist ei ole, kui ma algselt nagu niisama raamatuid lugedes enda lõpuks oleksin oletanud. Ja ma võib-olla alustaksin, kuna Mihkelson on kuulsam pigem, tänapäeval on ta kuulsam Katku Haua ja Ahasveeruse unega nagu lõpuromaanidega, mis on siis ilmunud juba meie uudsel ajal, kui ei ole tsensuuri, kui ei pea ridade vahele kirjutama, siis ongi minu jaoks hästi põnev vaadelda 2-3 esimest romaani, sest ka 85. just nagu uutmise ajal ilmunud Korter on ju tegelikult tsensuuris olnud juba 84, et ta kindlasti ei ole veel kirjutatud uuenduste ajal, kui juba tohtis vabamalt rääkida. Ja kuna ka Mihkelsoni romaanid minu jaoks vähemalt moodustavad päris kenakese tsükli, et Katku Haud, mis siis nagu enam-vähem lõpetab ja Matsi põhi, mis alustab, siis see Matsi talu lugu ja Matsi põhi kui algus oleks võib-olla siis väärt, et vaadata, mis seal tuleb. Tegelikult kirjeldatakse ka alguses ära, kui mina tegelane jõuab tädi Adeele juurde oma uude koju, kuna tal vanemaid enam ei ole, et siis üks ja kindel nõue oli, ei tohtinud kodupiiridest välja minna, nii et taluala on nagu piiratud ja sealt väljaspool olevad asjad on ohtlikud, üle maantee polnud mõtetki end paluda. See lai riba tähistas nähtamatut tõket. Seisingi tee veeres. Et nagu selliseid asju, see on päris huvitav, et võrdlus on täpselt samasugune nagu edas. Sul on üks üsna turvaline paik, kus on siis see keskõu, kus võivad elada inimesed ja seal ümber on keelatud territooriumid, kus ei tohi tegelikult liikuda. Miks ei tohi? Seal samas Matsi põhjas nüüd on hästi huvitav, et kuna meil on nõukogude aeg, sügav nõukogude stagnatsiooni aeg, siis on räägitud, et mis siis metsas on, et mis on Matsi põhja järgmine koht, kust tuleb mets, see on lehekülg 20 uues väljaandes, 1920. Metsades olid aga bandiidid. Omajagu aitas kaasa Kumu, et mu vanemad on metsa läinud. Minu isa ja ema olid ka bandiidid. See bandiitlus jäi mulle väga kõvasti külge, nagu oleksin ise ka püssi käes hoides mööda padrikuid hiilinud. Ning need 2 pilti, minu kõigist parim ema ja püssiga võsanaine, ei sobinud kuidagi kokku.
nii et põhimõtteliselt ta just arutlebki, et tema ema kui relvastatud naine nagu ei sobi selle parima ema või selle õuenaise kuvandiga. Täpselt sama on meil öeldud ka tegelikult Vanemas Edas, kui Brünnhilder, kes on mõõganaine, relvanaine, kutsub endaga kaasa surema vabatahtlikke vabu inimesi. Ta võtab kaasa oma teenijaskonna, kellel ei ole sõnaõigust, aga ta kutsub ka vabu inimesi ja siis naised vastavad, et laipu on palju, meie elama peame, õuenaised hoiavad õuetuld. Et on ka siis teistsugused naised, valküürlikud naised, võitlusnaised, aga õuenaised ei tohi oma rolli rikkuda, hoiavad õuetuld ja nad ei lähe ka temaga kaasa surema. Nii et selles mõttes nagu päris huvitav paralleel tekib ka siit ja seda püssiga naise juttu on ka teistes romaanides, et seesama üks motiiv kordub päris mitu korda ja kirjeldatakse ka siis pildi peal ja kirjeldatakse foto peal pükstes naist ja samamoodi siis on ka nagu see ühes kohas siis selle pükstega naise kohta ka halvustamine ja nagu sõimamine, solvamine, et naine ei tohi pükse kanda, et pükstega naine metsas ja nii edasi, et see nagu ka ei sobi mitte. Ja kuna tema ema siis ühest küljest peab olema ema rollis läbi kõigi nende romaanide, teisest küljest nagu metsanaise rollis, tähenduses metsavend, metsaõe rollis, et siis tõesti see vastandus läheb suureks ja kannatavad selle all siis ikkagi pigem lapsed, kelle kogu nagu see lapsepõlve trauma jääb meelde. Aga nüüd läheme edasi metsaga. Ta käib metsas edaspidi, kui ta õpib tundma siis seal Matsi põhjas oma sugulast Karl Richardit, et siis Karliga koos käiakse metsas ja käiakse sepapajas, jälle tehakse nagu meestetööd, et jälle nagu see naise roll läheb lonkama. Ja seal on ka olemas üks luuletus väga edalikus vabavärsis, isegi mõned stroofid lähevad Fornur-Tislagi nagu selle rütmikaga ilusasti kokku, aga see võib olla ka täiesti juhus. Nimi on tal Kuu loojub Loometsa külas, et Kuu loojub Loometsa külas. Ja võib-olla oluline just on, et selles luuletuses on küllalt palju räägitud puidust, on räägitud taladest ja palkidest, siis nagu maha võetud ja inimtsivilisatsiooni jaoks ümber korraldatud metsast või puidust, aga need on nüüd kõik juba pehkinud, et kõik on juba nagu vana. Ja edasi läheb talukirjeldused, neid on seal samas esimeses romaanis veel, vundamendid ja kivihunnikud, millest kerkib paju ja lepavõsa ja maltsa ja tont teab veel, mis rämpsu, sest sõja ajal läinud siit rinne läbi ning mõni üksik endist hiilgust meenutav hoone jäigi püsti. Ja lõpuks on ka mets juba maha võetud, tuul sõidab üle kännustiku vilistades. Seal on juba uus luuletus, siis tuul sõidab üle kännustiku vilistades, aeg saanud ümber mitu korda, öös kasvab hirm. Ja kurjad keeled laimavad teele lapsi, see läheb veel pikalt edasi. Aga just me näeme seda sama edaaja tsüklilisust, et maailma lõpp nagu oleks juba toimunud ja samas oleks just nagu edajärgi ka ees, aga vahepeal on see tore aeg, kui ollakse rohu maa peale, räägitakse iidsetest ruunidest, meenutatakse olnud kangelastegusid, meenutatakse maailma lõppu, Ragnarökki, aga ohtu iseenesest ei ole. Ja see meenutamine ja tagasivaade on siis täpselt samamoodi olemas juba Mihkelsoni esimesest romaanist peale. Selles romaanis lõpupool on veel üks asi, kui me räägime ilmapuust, põhjarahvastel, arktilistel Siberi rahvastel on ta ju siis olnud pigem kuusepuu, mitte saarepuu, nagu Yggdrasil seda on. Ja keelatud ajal tuuakse siis ka, seal on kirjeldatud, et Karla toob sisse ka nagu jõulukuuse, ja tehakse süüa, peetakse jõulu just nagu vanadel headel aegadel ja siis lauldakse, Karl ja Liina laulavad kuuse all püha ööd. Aga või kuidas nende sõnad kõik on, uus põlvkond juba ütleb siis mina vormis, et mina laulda ei oska ja kõik see oli ikkagi liiga hilja. Et liiga hilja tuli see päev, mis sellest, et Karla nägu säras, et toas oli küünla lõhnakuuse lõhna ja ilus sügav lumi akna taga. Aga igatahes Karla tervis polnud enam see. Nii, ja sealt edasi läheb, siis päris lõpus tuleb see metsakujund esimeses romaanis uuesti sisse, et ma näen vahel ilmsi und, Karla ja Melani istuvad Matsi trepil, aed sarnaneb metsaga, ja õhtu hämaruses või hommiku hämus valguse ja varju piiril räägivad nad omavahel, millestki innustunult naeravad ega näe mind. Nad on milleski ühel nõul, aga mina ei mõista seda.
Nii, selle metsajutuga me läheme edasi Kuju keset väljakut, järgmine romaan samal aastal ilmunud, küll natuke hiljem kirjutatud, aga suhteliselt sama aeg, tuleb nüüd mängu romaanis Kuju keset väljakut hästi huvitav moment, kui me räägime kujundist, siis selle romaani läbikujund on nagu lumi. Ja kui me räägime seal ka metsast, linnatagusest suvilast, kuhu sõbranna juurde saab mindud, siis ikkagi see on läbi lumeminek, läbi metsaminek ja mingid siis sellised meenutused. Ja kõige huvitavam on ka just see viimne võitlus, kui me muidu arvaksime, et see viimne võitlus on metsavendade võitlus metsas, mida ta ise ei kogeb alles järgmistes romaanides, siis selles Kuju keset väljakut on viimne võitlus lumesajuga, et kui ema teda kelguga toob ja viib kooli, et siis on suur võitlus ja kus ta ka ütleb, et kelk taga sumbib ta, see tähendab ema helveste sisse, tuule sisse, murrab rinnaga õhku ning ta kujutab lahinguid, kus tema ja ema Aino ohtudega võitlevad, tulemust ei oska ennustadagi, aga võitluse ja lõpmatu väsimuse tunne on lausa mõnu, talle isegi meeldib see võitlus. Ja edasi on seal ka siis väga edalik hetk, lehekülg 176, et siis ühe poisi, ühe niisuguse suhte pärast metsatüdruk, nagu ta on, ta siis nimetab ennast metsatüdrukuks, valib kaua parajat puud, kuhu otsa ennast üles puua hüppenööriga, kuhu ta alla ta pidi oma häbi jätma. Väga oodinlik motiiv, kes samamoodi püüb siis ennast poob korraks üles, et jälle tarkust omandada, et olla ka surnuta maailma tarkusega. Seda selleks. Aga põhimõtteliselt on selle lumega seotud ka siis ajalooline mälu ja see ajalooline mälu tuleb raamatu kaudu. See on eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kelle nimi on Lumiste ja siis selle Lumiste, et miks ma teda nagu julgen selleks ilmapuuks või ajaloomälu hoidjaks pidada, ongi hästi põnev, sest eesti keeles on olemas sõna, millel on 2 tähendust ja see sõna on sõna saar. Ja kuulame nüüd väga huvitav jutt minu jaoks. Nad on Lumiste jutustustes, see on siis Eesti kultuuri suurkujud, Eesti kirjanikud, on Lumiste jutustustes nagu üksteisega läbi põimunud saared, kuigi saared ei põimu ja okste kujund eeldaks ühist tüve. Ometi võiks Lumiste see tüvi olla, kelle juurde tullakse oma põrsapõlve meenutama. Et siis nagu ikkagi on olemas seal see ilmapuu motiiv. Ja romaanis Korter, viimane siis enne uut aega kirjutatud romaan, näitab väga selgelt, tuleb taas tagasi lumejutt, tuleb taas tagasi mälu ja võitlus ja küllaltki huvitavalt ütleb ta just seda, et nüüd tuleb nagu see Völuspa maailma loomise moment, et siis väga mütoloogiliselt algab kohe nagu esimeses peatükis, et ühel hommikul luuakse maailm. See võib ka mõnel teisel ajal juhtuda, tagantjärele tundub, et see on ainult hommik. Õhtune või öine, keskpäevane või aoeelne, ikkagi vaid hommik, hetk, mil maailm endast märku annab. Ja edasi järgne maailmakirjeldus üsna mütoloogiliselt läheb edasi, maailm on muutunud minaks ja materjaliks, millest luua tolle hetke mälestus. Ta on tema ja kõne temast, tunne ja sõna, mis seoses sobib. Teist korda loodi maailm, nüüd tuleb ikkagi see sama maailma taastärkamine, teist korda loodi maailm siis, kui sõnad ei seletanud inimeste vahelisi tühimikke, mis oli ühele enesest mõistetav, tundus teisele võõras. Ja läheb edasi see jutt lõhest, kuni selleni, et üks aja arvamine paisus suureks, üks põlvkond kõneles enese nimel. Aeg teisenes ja sai elu looks lahku kirjutatud. Ja tuleb siis taas väga palju on juttu lumest, väga palju on juttu kuusepuust ja kuuskedest ja kuuse alleest isegi ja ka sellest, kuidas siis jaanipäeval tehakse suurt ürglõket, natukene seda on üks selline pööriöö ja et jaanipäeval on kuused kaitstud, kuuskedega ei juhtu midagi, sest neid on lõkkes paha põletada. Kuused jäävad siis püsti, kui põleb jaanilõkke, kui kõik muu põleb ära. Ja
paralleelselt kogu aeg korteris on siis üks tegelane, kes räägib suguvõsa ühest harust, tõldseppadest, kellel oli kogu aeg tulekahju, kes kogu aeg põlesid ära. Seda on hästi mitmel korral mainitud, nii et see on üks nagu laitmotiive. See tõldseppade põlemine, nende maja põlemine, nende ära lahkumine ja maja uus nagu ülesehitamine ja siis ikkagi nagu midagi ei ole. See roman lõpeb ka väga huvitavalt, et kui me rääkisime, et Matsi põhja lõpus on naer, kus mees ja naine, siis ema ja poeg naeravad ja tema ei saa ligi sellele naerule ega nende jutule, siis samamoodi lõpeb ka korter, kui hakatakse talu viimaseid jäänuseid ümber lükkama buldooseriga, siis buldooseri juht läheb majja ja toob välja ühe vana kapi, mille peal on veel peegel hästi säilunud, ütleb, ma võtan selle endale. Tema käest ei küsigi, kuigi temal oleks nagu moraalsem õigus, kuna ta on selle talu pärija. Ja ma võtan selle endale ja toob selle peegli välja ja kui buldooseri juht väljub ja läheb korraks ära ja ta vaatab seda kappi ja näeb kapi peeglis on siis tema kõugud, tema esivanemad ja seal on ka esivanem üks siis Ada, kes hakkab naerma, aga see on väga kuri, väga irooniline, väga õel naer ja selle naeru peale läheb traktor iseenesest käima ja sõidab kapi kõige peegliga puruks, nii et see traktorist ka seda kappi ei saa. Aga nüüd oluline on, et niimoodi lõpeb romaan, hästi nagu efektne lõpp. Oluline on, et sellest romaanist alates tuleb siis auk nagu tihedamalt sisse, auk või haud või süvik. See süvik on olemas tegelikult juba Matsi põhjas, kus on räägitud, et põlenud puude all olnud süvend kandis küll, et taliteega kütust tuua. Jälle see puud, põleng ja auk. Ja nüüd see auk läheb siis hästi põnevalt edasi, kus me näeme Katku hauas, kus siis on nagu see metsavendlust hästi eredalt kirjeldatud just lapse mälestuste järgi. Väga huvitav paralleel muide Viivi Luigega, kes samuti 1985 nagu kortergi ilmus, avaldas 7. rahu kevade, kus samamoodi 5-aastase lapse pilgu läbi siis vaadati, mis juhtub metsavennaga, aga hoopis teises kontekstis, hoopis ohutumas. Ja see on nagu põnev. Seal on nagu 2 korda seda kirjeldatud, ma loen teise korra ajapuudusel. Me olime 3 isa, ema, tema lamanud ühe lagendiku ääres, ma olin jäänud tukkuma, mind raputati, tõsteti üles, kanti pool juustest ringi kuhugi ja nüüd ütles isa, sa jääd siia ilusti magama, olgu ümber hääled või mis tahes kõrvale ei tohi keerata, sina end ei liiguta, hüüetele ei vasta. Hommikul otsid üles selle raja, mida me koos vaatasime ja muud kui lähed. Nii kaua lähed, kuni jõuad õue. Kõrvale ei tohi keerata ja karta ei ole metsas midagi. Mets on sinu poolt. Said aru? Sain. Ja tõepoolest nii ta siis ka teeb ja nüüd on küsimus, kuhu ta sealt metsast tegelikult võiks jõuda. Et kuhu ta võiks jõuda, kui ta läheb mööda seda rada ja seda teed, et ta jõuab koju tagasi, aga mis see kodu nagu iseenesest on, et 2 korda on kirjeldad, kus just laps pannakse auku lamama, et kui on metsavendade võitlus või põgenemine, et ta nagu lamab augus, et ta siis nagu üles tõusmine läheb nagu koju, see oleks siis jälle nagu elu mingi teine etapp või nagu see maailma taastärkamise üks võimalus ja pehmet rohelist rohtu on taas just selles esimeses lõigus kirjeldatud väga täpselt ja väga nagu selgelt. Ja kusjuures sinna taha kohe on ka antud kirjeldus ühe metsavenna protokollist, kui ta uurib protokolle, kuidas selle metsavenna viimasesse punkrisse olid ootamatult sattunud 1 mees ja 1 naine, siiski mitte abielupaar ja olid palunud luba tema juures mõnda aega peatuda. Need oleks siis just nagu see Liv ja Livtraser elust pakatavad inimesed, kes jäävad alles pärast Völuspaas kirjeldatud Ragnaröki maailma üldist ära põlemist. Veel on siin väga nagu põnevalt võimalus vaagida ka varihinge küsimust, surmaennustaja küsimust. Kui Ahas Veeruse unes on väga selgelt öeldud, et keeld oli fotosid teha, et metsavennad ei tohtinud teha fotosid, seda keeldu rikuti, fotot tehti ja järgnes sündmuste ahel, mis viis siis mõnegi inimese surmani, et seda sama fotode tegemist on hästi palju ka teistes romaanides ja ikka fotodega kuidagi seostub see keskõue küsimus, et pildistasin oma õue idast, põhjast, läänest ja lõunast, et oleks igast nurgast nagu see õu pildistad, jälle see keskõue motiiv. Ja mida ma tahaksin sellega öelda, võib-olla veel on tähtis öelda, et ühe nagu metsakujundi või sellise metsa
metsaloo üks osa on ka see, et miks metsa minnakse. Kui Ahasveruse unes küsitakse mitu korda, et oli siis vaja metsa minna, et just nagu ei olnud sellist süüd, et peaks minema, siis seal on öeldud, et 1950. aastal andis Jumal käsu, et ta peab metsa minema. Et see metsa minek on siis nagu jumalik käsk ja tegelikult ka see hukkumise aeg, kui Ahasveruse unes metsavennad piiratakse sisse ja on teada, et tuleb nagu surm, siis ütleb nagu mina tegelase isa, et aga ma ei karda midagi, et Jumal on meiega. Aga see ongi täpselt see sama Põhjamaade Skandinaavia fatalism, see viikingi usu fatalism, et mis on, seda vältida ei saa, ruunid on nii ette näinud, saatus on selline, sulle on ette kirjutatud, Jumal käseb minna metsa ja sa lähed ja sa hukkud kui vaja, aga põhimõtteliselt sa ennast ei reeda. Ja ma tahaksin siit ette lugeda veel ühe ja viimase koha enne päris lõppu, kus on öeldud, ma kohe leian selle kohaga üles, kus on öeldud hästi huvitav moment, et meie Ahasveruse unes, ja kohe, nii on öeldud, sulle ei ole enam seda isamaad, mis neil, kes metsades nimetuina langesid. Sinu valik on tõe tagasitahtmine, selgus ja ainult. Mida teed edasi, seda ei tea sa ise. Ja samas on ka ühes kohas öeldud, et inimesed saavad küll surma, aga et nad surevad iseenda näoga, et nad jäävad nagu iseendaks, et see on nagu väga, väga nagu oluline. Et iseendaks jäämine hoiab siis inimese, hoiab aga ka nähtavasti sugupuu, hoiab ka nähtavasti ilmapuu, et see selge, sirge selgroog, kuigi sinu lastel võib-olla enam ei ole seda isamaad, mille eest oled sina võidelnud, aga ikkagi oma aadete nimel oled sa jäänud endale kindlaks ja võtnud oma saatuse vastu, nurisemata ja alludes ja langedes, võideldes, jäädes iseendaks mõõk käes või siis püss. Aitäh teile tähelepanu eest! Aitäh Loone Otsale. Kas kellelgi on küsimusi? Kui ei ole, siis ma jälle ise küsin, et jõuda ilusti ajakavaga sinna maale, et saaks tulla järgmine esineja. Aga mitte ainult sellepärast ei küsi, vaid ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et selles ilmapuu kontekstis, mis ju ilmselgelt erinevaid maailmu ühendab ja juba ise tekitab sellise sakraalse mõõtme. Hakkasin mõtlema ka selle peale, et Eestis ju pühad hiied sageli olid ka ju eraldatud vahel lausa aiaga ülejäänud maailmast, sest et nad ei olnud mitte ainult pühad, vaid seda püha kui niisugust ju tegelikult kardeti. Et kas see metsa minek, metsavennaks minek, kas Ene Mihkelsonil tuleb ka välja, et see on tegelikult minek kuhugi, mis on natuke nagu keelatud, et see on niisugune pühadusse rüvetus? Võt minu jaoks ta nagu ei olnud, vaid kui ma ütlen, see on võib-olla subjektiivne mulje, aga mul oli tunne, võib-olla praegu jäi rääkimata, et kui meil muinaspõhja mütoloogias on nagu see Valhalla, mis on tegelikult uus nähtus, viikingi nähtus, ta nagu ei tohiks väga iidne olla, et kui meil on eraldi keelatud territoorium, kuhu teised ei tohi minna, aga need, kes sisse lähevad ja pärast välja tulevad, et need siiski võtavad selle nagu vabatahtlikult või nad siis valitakse ära. Et nagu see sama langenute valija, nagu mis siis oma olekult on siis Odini valküürid, et põhimõtteliselt see, kas kedagi üldse püütakse vääriliseks nii-öelda sinna Valhallasse või siis siinses kontekstis võib olla, et metsa minema, et see juba on iseenesest väärtus. Sest võib-olla on tõesti nii, et iga ühte ei kutsuta ka sinna, seal see reetmise küsimus, mille ma praegu lätsin lihtsalt välja, sest me ei oleks muidu kuhugi jõudnud. Aga et sinna minek on nagu auasi, et need on kindlasti parimad, kes lähevad. Just sellepärast ka, et neil tõesti ei ole seda kohustust, ei ole otsest ohtu, ei ole otsest vajadust põgeneda ja just seal, mina tegelen kahes romaanis vähemalt on see väga pikad jutud emaga, et kuidas sa võisid valida lapse, et iga normaalne ema, ütleb Mihkelson, valik selles olukorras lapse. Ja ema ütles, mina läksin vabal tahtel. Sinu isaga, ma läksin vabal tahtel metsa, et ma tundsin, et seal on mu koht, eks ole. Et see on väga huvitav just, et mis siis see põhjus oli, et kas see oli nagu armastus abikaasa vastu või see oli ideaal või see oli usk, et ma ei taha selles maailmas elada, et seal on nagu hästi palju tõlgendusvõimalusi, nagu Mihkelsonis ju tegelikult nagu iga rea peal neid tõlgendusvõimalusi on küll ja veel, et see on uurijale ääretult tänuväärne ja rikas materjal, et sellest jätkub väga paljude jaoks väga palju tööd.
ja see on tõsi, et tõesti väga huvitav ettekanne, suur tänu Loonele.